No muidugi on kahju, et meil on peaminister, kes ei ole piisavalt kognitiivselt võimekas, et märgiks üles 3 lihtsalt küsimust järjest ja neile vastaks. Ta lihtsalt vastab kõige viimasele, mis talle kõrvu jäi, ja siis ülejäänud ignoreerib. No jah. Siin oli küsimus, et kas need seadused, mida meie punased nõuavad, et inimesi nende meelsuse eest karistada, et kas need siis meie nii-öelda liberaalsele parteile ka tunduvad vajalikud ja kas ta ei karda, et see on nagu nõukogude aeg, kus inimesi meelsuse eest karistati, ja sellele tuli vastuseks, et tema ei usu, et hakatakse inimesi ebaõiglaselt või üleliigselt karistama. Aga kas te teate, on olemas, usume me seda või mitte, meie konservatiivid, on olemas inimesi, keda kiusatakse taga. Jah, me teame seda väga hästi. Need inimesed on konservatiivid tänapäeva Euroopas, keda mitte lihtsalt ei kiusata taga, vaid karistatakse just nimelt nii-öelda vaenukõne või vihakõne seaduste ehk tsensuuriseaduste alusel, kui nad näiteks julgevad kritiseerida immigratsiooni. No, me teame, et Hollandi poliitikut Wildersit on selle eest kriminaalkorras karistatud. Me teame, et Prantsuse poliitikud Zemmouri on selle eest karistatud. Me teame, et Inglise kodaniku, tavalist kodanikuaktivisti, kes võttis sõna immigrantide poolt tapetud väikeste laste kaitseks ja immigratsiooni hukkamõisteks, Lucy Connolly pandi vangi. Täpselt samamoodi Jordan Parlour pandi vangi selle eest, et ta kritiseeris valitsuse immigratsioonipoliitikat. Me teame, et on süüdi mõistetud ja karistatud kriminaalkorras näiteks Rootsis kristlasi nimega Åke Green ja Soomes Päivi Räsänenni. Jaa, need inimesed, keda taga kiusatakse, on olemas ja neid karistatakse tsensuuriseadustega punaste poolt. Alati. Lisaks sellele me teame, et vaen on olemas ühiskonnas ja vaenu õhutamine on olemas ühiskonnas ja lausa vaenu rakendamine on olemas ühiskonnas. Ja me kõik teame, et see vaen ja vägivald tuleb vasakult ja on suunatud konservatiivsete või lihtsalt parempoolsete poliitikute vastu. Kust me teame seda? Sest nad lasevad maha parempoolseid poliitikuid, näiteks Charlie Kirk Ameerikas, näiteks Ameerika parempoolne või konservatiivne poliitik Scalise, keda tulistati, näiteks Donald Trump, keda on 3 või 4 korda tulistatud, ja näiteks Ameerika ülemkohtu konservatiivne kohtunik Kavanaugh, kelle kodu rünnati. Me teame, vasakpoolsed ihalevad vägivalla järgi ja kasutavad meelsasti ja häbenematult vägivalda, et edendada oma ideoloogilist programmi. Ja liberaalid, ennast liberaalideks nimetavad inimesed, teevad neile katet. Ja kust me teame, et Eesti vasakpoolsed ei erine Ameerika vasakpoolsetest? No tasub ainult korraks lahti lüüa meedia või sotsiaalmeedia pärast seda, kui Kirk tapeti või Trumpi tulistati. Kõik kilkavad rõõmust ja väljendavad erilist nördimust, et tapmine ei õnnestu. Kõik vasakpoolsed aktivistid tulid kapist välja. Nii et me teame, on olemas tagakiusamine, on olemas vaenu õhutamine, on olemas lausa vägivald. Aga see seadus, mida teie tahate, see ei tee paremaks asja, vaid ainult halvemaks. No mul oli valus kuulata seda demagoogiat, et kui Michal räägib, et tema oli justiitsminister, siis ta andis korralduse, et tuleb võtta midagi ette perevägivallaga ja et naisepeks ei ole peresisene asi, ja siis kuidagi nagu pani selle ühte patta homotralliga. Ei ole võrdsed asjad. Homotrall on vaimne vägivald laste vastu. Vaimne vägivald normaalsuse vastu. See on just nimelt see vaimne vägivald, mida te siin kõik teesklete, et te tahate kuidagi vähendada. Nii et sellele tuleb vastu asuda samamoodi, nagu tuleb vastu asuda naisepeksule. Nad ei ole omavahel selles mõttes samal liinil, et võitleme naisepeksuga ja võitleme homotralli eest. Mõlemaga tuleb võidelda, mõlema vastu tuleb võidelda. Nii et kui te tahate lastekaitsepäeval homolippu lahti rullida, siis te tegelete laste vastase vaimse vägivallaga, punased. Nii nüüd, milles on probleem? Vaesed sotsid ja krüptomarksistid ei saa aru, miks valitsus ei edene selle asjaga. See sama põhiseadus, mida siin tsiteeriti meil paar korda, ei luba tsensuuri. Ei luba inimesi nende meelsuse eest karistada. Ei luba.
selle eest inimesi karistada ei trahviga ega vangistusega, nagu tehakse Inglismaal, Saksamaal, Prantsusmaal, Rootsis, Hollandis, kui sa ütled, et on ainult 2 sugu. Eesti põhiseadus seda ei luba. See ongi tsensuur ja seda Eesti põhiseadus ei luba. Eesti põhiseadus ei luba valitsusel öelda, mida me arvama peame või kuidas me arvata tohime. Ei luba. Ja see on see känd, mitte poliitilise tahte puudumine Reformierakonna poolt. Nad on olnud ju selle seaduse eest võitlejad aastaid. Kui nad olid opositsioonis ja EKRE oli valitsuses, siis nad tõid lausa ju eelnõu siia saali, et teha see tsensuuriseadus ära. Nad on veeretanud seda Maris Lauri kõige tähtsam poliitiline projekt Reformierakonnas on olnud vaenukõne, vihakõne edendamine. Aga lihtsalt põhiseadus on jalu sees. No loodame, et põhiseadus peab veel vastu aastakese. Siis ma luban teile, et sellest enam rohkem ei räägita.